ausalt öeldes need 20 aastat on olnud väga kiired. Ja 5 aastat sellest olin ma seotud väga tihedalt Tehnoloogia Instituudiga selles mõttes, et see oli minule ülesandeks seatud või õieti see ülesanne oli ise võetud, et sellest instituudist midagi luua. Kogu selle tee peal oli üks tähelepanuväärne omapära. Mul olid kogu aeg oponendid. Kõik olid selle vastu, mida ma tahtsin teha. Võib-olla ei ole õige niiviisi öelda rektoraadi kohta, aga kogu ülikool oli oma suures olemuses selle vastu. Ja kui tagantjärgi küsida, miks, siis ennekõike selles, et Tehnoloogia Instituudi käivitamine rikkus ära nende mugavustsooni ja ohustas nende perspektiive kui selliseid. Ja seepärast alapealkirjaks ma oma ettekande olen ka, kuidas me Tartu Ülikooli vundamendi paigast ära liigutada püüdsime. Ja idee luua Tehnoloogia Instituut pärines kindlasti rektoraadist. See oli varem ilmselt 1999-2000, kui Eesti riigis tekkis selline arusaamine, et teadus ja teadusest tulenev intellektuaalomand võiks omada impakti majandusse, ühiskonda. Ja sealt sai alguse liikumine, mis ilmselt pärineb Aaviksoolt ja Everauselt, kes olid ülikooli juhid siis, et tuleb luua Tehnoloogia Instituut. Selles protsessis oli 2 väga tõsist vastast neile. Need olid Ain Heinaru ja Toivo Maimets. Ja see naaklemine seal nõukogus kestis õige mitu aega. Aga Jaak Aaviksool on selline omapärane võime. Ma ei tea, kas sa Jaak seda ise tead, aga kui Jaak paneb üles mingisuguse projekti, siis on täiesti kindel, et koosoleku alguseks on kõik selle vastu. Kõik teavad, et see hääletatakse maha. Ja siis hakatakse rääkima ja arutama. Arutatakse ja siis jõutakse välja loogiliselt olukorda, kus on vaja hääletada. Ja siis hääletavad kõik poolt. Ja nii ka juhtus Tehnoloogia Instituudi projektiga. Aga seal oli üks oluline kompromiss. Nii palju kui mina tean selle Tehnoloogia Instituudi käivitamise juures oli see, et ülikool ei tohtinud sellesse projekti raha panna. Et kuivõrd see on nii hea idee, et intellektuaalne vara tuleb kommertsialiseerida, ehk teiste sõnadega rahaks teha, siis milleks sellisele projektile, mis raha ise sisse toob, veel ülikooli raha sisse panna. Ja see oligi ideestik ja põhimõte, et loodi teaduskondade vaheline instituut, kus kohas olid tech transferi inimesed, kes hakkasid siis või pidid hakkama siis leidma seda intellektuaalomandit ja siis läbi kontaktide ettevõtetega tekitama rahavoo. Asutaja direktoriks kutsuti väliseestlane, Rootsi tuumafüüsik, kes oli töötanud väga palju erinevatel olulistel ametikohtadel, Tõive Kivikas. Ja nõukogu loodi sellele teaduskondade vahelisele instituudile mitte tavakorras, vaid need olid Rahandusministeeriumi, Majandusministeeriumi poolt määratud inimesed või esitatud inimesed, kes omasid kogemust reaalses ettevõtluses. Selle nõukogu esimeheks oli Mihkel Pärnoja, kes tol ajal oli olnud või lõpetanud just majandusministri ametis. Ja siis Tõive Kivikas hakkas koos Tao inimestega otsima Tartu Ülikoolis seda intellektuaalomad, mida kommertsialiseerida. Otsis, mis ta otsis, nagu Pipi Spunki, aga ega seda palju ei leitud.
ja noh, ega siis ka seda oli raske eeldada, sest keegi ei olnud mõeldud oma teadustöö tulemusi viia sellisele presenteeritavatele tasanditele, et seda oleks võinud ettevõtlus endale külge võtta. Selleks, et asja lihtsustatu, loodi veel lisaks OÜ tehnoloogiapark. Ja see oli selleks instrumendiks, selleks äriühinguks, mille omanikuks oli ülikool, mille kaudu oli siis võimalik alustada Tartu Ülikooli tehnoloogia käivitamist. Aga kuivõrd Tõive elas põhiliselt Rootsis, käis aeg-ajalt, siis oli vaja koha peal inimest, kes 24/7 toimetaks, kuulutati välja konkurss ja kuivõrd minu hinges ja mõttes oli toimunud paradigma muutus minu suhtestumisel teadusesse ja teadustöösse, siis ma otsustasin kandideerida, asusin siis ametisse septembrist ja siis, kui ma septembris asusin ametisse, siis selgus, et mul oli tervelt instituut. 100 ruutmeetrit oli Tartu teaduspargis ühes majas ära remonditud. See oli kusagil taganurgas. Seal töötasid selle 100 ruutmeetril teadusarendusosakonna inimesed, kes olid üle kantud Tehnoloogia Instituuti, et teostada tech transferit. Ja seal siis olin nüüd direktor ja püüdsin mõista, et mida siis nüüd tegema peab. Sest oli ju selge, et ei ole ju sellist kommertsialiseeritavat intellektuaalomandit. Et niiviisi ei saa seda teha, et enne seda, kui tehakse mingisugune kommertsiaalne tehing, peab selle teadusliku tulemuse formuleerima ettevõttele sobivasse vormi, sobiva kvaliteedi, sobiva efektiivsusega toimivaks tehnoloogiaks, alles siis on see võimalik. Ja kogu see võimekus ülikoolis ju puudus täielikult. Ja nagu Reet rääkis, selles olukorras oli oluline suhelda väljaspool ülikooli raha kanaliseerivate organisatsioonidega. Ja siis sai mõeldud ja räägitud nõukoguga ja me otsustasime, et me tegelikult redefineerime Tehnoloogia Instituudi toimimise põhimõtted. Ja me otsustasime, et selleks tuleb teha siis arengustrateegia ja teha Tehnoloogia Instituudi käivitamise äriplaan. Ma saan aru, et tõsiusklikele teadlastele on see kuidas on öelda, nagu muusika kõrvule, et teha äriplaani teadusprojekti käivitamiseks. Aga kuivõrd meil oli nii või teisiti olulised kõik need arengud, mis olid seotud kommertsialiseerimisega, siis see oli õige lähenemine. Ja siin võeti lahti ja defineeriti, kuidas siis tuleb Tehnoloogia Instituut käivitada. Esiteks, milleks teda on vaja? Me püüdsime defineerida Tehnoloogia Instituuti kui tehnoloogia alast teadus- ja arendustegevuse keskust Tartu Ülikoolis, et optimeerida loodava intellektuaalsomandi tootmine, kaitsmine, kommertsialiseerimine, olla inkubaatoriks kõrgtehnoloogiafirmade arengu algetapil nendele, olla partneriks neile hilisematel arenguetappidel ja olla siis ka partneriks Eesti ettevõtjatele. Ja loomulikult me tahtsime osaleda aktiivselt innovatsioonis ja luua Eestis uut majandussektorit. Rääkimata sellest, et see pidi olema kasvulava noortele teadlastele, nendele arusaamisele, kuidas tuleb teadust teha. Ja selle peale siis pandi püsti selline skeem, kuidas siis TÜTi toimib. Nagu te näete, on loomulikult selle pealisehituseks teadus- ja arendustegevus. Ilma igasuguse kahtluseta. Teadus pidi tekitama arendustegevuse, arendustegevusest selguvad küsimused pidi lahendatama teadustegevusega. Ja mõlemast sellest pidi tulenema intellektuaalomand. Olgu see siis patent, väljatöötlus, know-how.
Ja see kõik baseerus siis nii-öelda kommertsiaalsele tegevusele, sest ärge unustage, see oli teaduskondade välimine. Me ei kvalifitseerunud mingisugusteks, ütleme, tollel ajal baasrahadeks ja nii edasi. Seal oli siis, me pidime nägema, et meie tegevusest tuleneb patent ja litsents, et meil tekib tööstusomand, et meil tekivad SME-d, small and medium size enterprises, ja meil pidi olema ka finantseerimise, ütleme, rahade tõstmiseks vajalik nii-öelda organisatsioon. See ei tähendanud, et me olime ainult nüüd raha instrumendiks, raha tekitamise instrumendiks. Me nägime seda sama teadustööd ja teadustööst tulenevat produkti, artiklit, teadusajakirjas, mida me käsitlesime, või vähemalt me müüsime seda kui ideed, kui scientific marketing. Ja ühe olulise komponendina me nägime ka seda, et Tehnoloogia Instituudi ja investorite osalusel luuakse äriettevõtteid ja luua siis uute tehnoloogia litsentsid, mis siis jälle arendustegevuses tekitab nii-öelda vajalikku võimekust. Juba algusest peale oli mul veendumus selles, et ainult tegeleda teadusega või ainult tegeleda arendustegevusega on jääda poolele teele. See peab päädima firmade asutamise kaudu reaalselt intellektuaalse omandi kommertsialiseerimisega ja luua siis need ettevõtted, mis toimiksid ja toimetaksid. Luua ettevõtete võrk. Selles mõttes oli mulle suureks eeskujuks ETH Zürich, kus igal aastal luuakse vähemalt 20 spin-offi. Nende ETH Zürichis välja kasvanud ettevõtted käive on paar miljardit Šveitsi franki aastas. Ja nii-öelda see oleks tegelikult väga oluliseks instrumendiks, mille kaudu on võimalik teadusesse lisaraha tuua. Lihtsalt kommentaari mõttes, mina ei usu, et Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi kasv ainult teadusrahade peal saab kesta ja oluliselt suureneda. Seal peab olema lisaraha juurdevool. Spin-off firmade käivitamine on iseenesest problemaatiline, sest puuduvad inimesed, kellel oleks kogemus sellise tegevuse käivitamiseks. Ja nii-öelda ka ülikoolis ei olnud kusagilt abi oodata, siit tulenesid küsimused, kas me majandusteaduskonnaga koostöös oleks võimelised mingisugused sellist nii-öelda programmi käivitama. Aga sellega oli nagu on. Ettevõtted, seal oli nagu nende eluring ülikooli akadeemilises süsteemis või selles mõttes Tehnoloogia Instituudis, siin oli mõeldud ju ilusasti kõik oli suurepärane. Aga küsimus oli selles, millega Tehnoloogia Instituut tegeleb, sest tehnoloogia on üldmõiste, aga teatavasti näiteks akadeemik Karl Rebane armastas ikka öelda, et tõde on alati konkreetne. Ja konkreetselt me nägime, et seal peaks olema infotehnoloogia, materjali- ja keemiatehnoloogia, keskkonnatehnoloogia ja biomeditsiinitehnoloogia. Need keskused on muutunud, transformeerunud sõltuvalt sellest, millised inimesed on sinna etteotsa sattunud, aga põhiolemuselt see tegevusvaldkond on jäänud paika pärast seda. Kui me mõtlesime, milliseid inimesi me siia tahtsime, sest ärge unustage, instituuti ei eksisteerinud. Oli Tao, 100 ruutmeetrit, Ustavi tuba, kus oli tool ja laud ja arvuti. See oli kogu instituut. Aga kes nüüd seda teadust hakkavad tegema? Ja me lähtusime sellest põhimõttest, et me tahaks arenduskeskustesse, et BI-deks, kogu teadus pidi toimuma BI keskselt ja nooremad kui 40 teaduskraadiga postdoci läbi teinud inimesed, värvata inimesi välismaalt, Eestis pärit järeldoktoratuuri lõpetavate inimeste hulgas, kelle heaks näiteks on Lauri Vares, kes tuli AstraZenecast. Välismaalased tuleks palgata, pakkudes neile atraktiivset töökeskkonda ja värvata tuleb inimesi Eestis, kes on sattunud punnpositsiooni. Ma arvan, et see
inimeste kasv, see instituudi kasv on põhinenud suures hulgas nendele põhimõtetele. Raha ei ole. Ma mäletan, Ligi ütles, et raha ei ole, raha ei tule. Ja meil ei olnud ka nii palju inimesi, et läbi teadusprojektide siis eriti palju sisse tuua. Eks me mõtlesime Euroopa raha, rahvusvahelised grantiorganisatsioonid, minul oli HAMI grant ja Welcome Trusti grant Tanelil ja Andres Meritsal, patentide, litsentside müük, osaluse müük ettevõttes, no see on kõik bluff, sellepärast, et polnud ju ettevõtted, polnud ju mingit osalust müüa kusagile. ETF grantid olid, aga need olid pisikesed. Tehnoloogia arenduskeskused, nendest värkidest jäime kõrvale. Me tahtsime luua arenduskeskustes intellektuaalse omandi, et seda konverteerida materiaalseteks väärtus tugistruktuuride abil, aga sellega oli niiviisi, et polnud seda, mida eriti palju litsenseerida, patenteerida. Mina ise tegin seda ja selle baasil lõin ma vajalikud keskused. Ma võib-olla tuleksin selle juurde, mis puudutab TÜTi infrastruktuuri. Algne investeering sellesse oli tõepoolest mõeldud, et me loome kõigepealt infotehnoloogia arenduskeskuse praeguses nooruseks majja. Järgmine peaks olema materjali- ja keemiatehnoloogia ja siis pidi tulema sinna edasi 3. maja. Mööda Ravila tänavat pidi tulema siis 3. maja. Ma loodan, et me selle oleme tasapisi ka eesmärgiks võtnud ja seadnud, kui me juba ajame kombid seda ajanud Füüsikainstituuti. Ühesõnaga, asi läheb hästi edasi. Ja kogu selles tegevuses on olnud väga huvitav aeg. Paljud inimesed on sellesse panustanud, paljud inimesed on ka saanud sellest tegevusest eneseteostuse ja ma arvan, et selles olukorras on kõige vahvam see, et meie tee jätkub, et me läheme edasi ja et me varsti koostame uue äriplaani, uue arengustrateegia, sest on uus aeg tulemas. Ja ma millegipärast arvan, et siiski see gap Eesti ja akadeemilise teaduse vahel, kus ühendavaks lüliks on intellektuaalomandi kommertsialiseerimine, et see ükskord leiab olukorra, kus see on olemas, see gap on kaetud ja me saame rahulikult edasi minna. Ma arvan, et oleks õige aeg, mu aeg on möödas, õige aeg aitäh öelda ja küsida, kuulata, kas kellelgi on küsimusi. Aitäh! Kordan Mardi küsimust, kas kellelgi on küsimusi? Kui kellelgi ei ole, siis mul tuleb ikka pastakast midagi välimeda. Et vaadates seda alguse äriplaani asju, et siis ma saan aru, et sa räägid siin, et ei olnud kedagi ettevõtteid, aga lõpuks sa pidid ise ennast kätte võtma ja tegema ettevõtte selleks, et saaks seda äriplaani teoks tegema hakata või? Et kui kaua sul läks selle mõtteni jõudmisena, et kui ise ei tee, siis ega teised ka ei tee? Ei, mul ei olnud erilist kriitilist momenti. Esimese firma ma tegin aastal 1999 enne seda, kui Tehnoloogia Instituudi projektiga tegelema hakkasime. Sest ega ma ei osanud, ma ei teadnud ju ettevõtlusest mitte midagi. Ma olin ju tavaline professor ju, kus kohas ma seda ettevõtet nägema pidin. Aga kui on hea mõte, siis ja see tööle hakkab, siis ta töötab iseenesest ju. Ja, ehk siis kõige alus on hea mõte. Absoluutselt. Aga sellest on vähe. Sellest alus on. Aga see aluse peale tuleb midagi ehitada. Selge. Ehk siis kellu ja mõte. No kas just kellut vaja on, selleks on vast paremad inimesed, kes telliseid seina mõistavad panna, aga põhimõtteliselt see karkass või see idee tuleb ikkagi üles joonistada. Ma soovitan, minge Merikese juurde ja võtke äriplaan ja strateegia dokumendid välja ja vaadake,
kui palju nüüd aastal 2021, kui palju sellest äriplaanist on teostunud? Üllatavalt palju. Ka inimeste arvudes ja muudes asjades. Aga täname veel kord. Aitüma! Ja.